see oli kell pessi ja täna me kostümeerime. Esimeseks me kostümeerime seda siin, mis on, nagu te näete, mitte just kõige paremas korras. Ta pea ma võtsin ise ära, sest ta on natukene must. Ja ma ei tea, kui hästi seda on näha praegu, aga ta on must ja ta on nagu päris must. Ja ma üritasin saada seda siit maha, markerit. See ei tulnud maha ja ma pean vaatama, mida ma sellega teen, sest ma ilmselt värvin ta üle, sest selle markeriga pole palju midagi teha. Aga selle mustuse ma saan ilmselt ära, ma pakun, et ma saan ära selle. Ma võtsin ta pea otsast kuuma veega, ma saaksin ta seest, nagu pea seest ära puhastada ja siis üle värvida ka nagu kaela ja siis nagu, et seda oleks lihtsam värvida. Nii et jaa, ma puhastan ta ära ja ma lükkan lihtsalt selleni. Nii, ma sain ta natukene paremaks ja ma sain enamus sellest punasest asjast ära, mis siin oli. Sellest kolgest mitte täielikult, see jäi natukene veel midagi, aga jaa, see marker ei tule üldse ära, nii et sellega peab lihtsalt sellega peab kuidagi lihtsalt edasi elama, sest seda ei saa ära. Aga jaa, järgmisena me värvime selle. Ma kasutan akrüülvärve ja ma pean mainima ka seda, et ma pole mitte kunagi varem tegelikult kostümeerinud, mis tähendab seda, et ma ei tea, kuidas see välja tuleb. Ja jah, ma katin siis selleni. Nii, nüüd ma sain värvitud. Ma tegin siniseks, otsustasin teha ta. Ma tegin mõlemad, tegin siniseks ära. Ja järgmisena ma teen talle sellised natuke heledamad sinised lehmalaikud. Ja ma pakun, et ma teen midagi ka selle lipsuga. Ma ilmselt värvin selle lilla osa. Mingid muud värvi, ma ei ole kindel, mis värvi veel. Võib-olla valget äkki. Ma ei tea. Ma katin jälle selle maalimise osa ära, sest see lihtsalt on igavesem pikk. Nii et kui mul see saab maalitud ja kui see ära kuivab, siis ma panen kokku need ja siis ma näitan ilmselt uuesti ja siis ma vaatan, mis ma teen selle lipsuga ja selle alumise osaga. Kas ma teen sellega midagi või ei tee? Varsti näeb.
nii, sorry, kuid mingi teleka häält on kuulda või midagi. Ma sain selle tehtud, ma tegin selle siniseks ja jätsin alt roosaks, selliseks. See on ära kuivanud nüüd ja pea ma tegin selliseks. Ma ei keskendunud maalimise koha pealt nagu liiga palju filmimisele, nii et kui need filmiklipid, mis ma maalimisest jätsin ennem, olid udused või mu käed ei olnud võib-olla keset ekraani maalimas, siis on sellepärast, sest ma lihtsalt ei keskendunud nii palju filmimisele kui maalimisele. Aga jaa, see ei tulnud halb välja, see on suht ilus, ma ei tea, mulle meeldib. Mul ei olnud isegi tegelikult mingit plaani, mida ma sellega teen, ma lihtsalt hakkasin tegema ja see tuli selline välja. Ma ei saanud küll selle tähes ühte markeri kohta kollaseks täiesti, see on see selliseks, aga kõik muu seda markerit põhimõtteliselt nagu polegi näha. Nii et jaa, ma pean nüüd küll välja mõtlema, kuidas ma selle kokku panen uuesti, sest ma ei saa sooja vett või tulikuuma vett kasutada enam, sellepärast et muidu tuleb värv maha. Nii et ja ma pean proovima midagi, see tuleb suht raske asi, aga ma katin selleni. Okei, siin on siis lõpptulemus. Minu arust see kukkus päris hästi välja, kuigi ma nagu ei planeerinud väga disaini ega midagi, mul ei olnud peas nagu mingit täiesti nagu 100% pilti, et ma teen nüüd seda. Nii et ja mõeldes selle peale, kui hullus olukorras ta oli, sellepärast oli nagu must ja see marker, seda oli raske peita värviga. Ma ei saanud silma pealt täiesti peitetud ja seda lipsu on, see värv on natuke ebaühtlane. Ma ei tea, kui hästi seda on nagu kaamera pealt näha, aga päriselt on natuke näha. Aga esimese kostümeerimise kohta ma ütleks, et see on nagu päris normaalne, nagu ma olen rahul. Midagi sellist. Jaa, ma ei tea. Ma arvan, et see on suht armas, suht normaalne. Aga jaa, ma ütlesin video alguses, ma teen 4, aga ma ei tee 4, sest ma sain aru, et see on natuke raskem, see ei ole midagi nii lihtsalt, et sa lihtsalt teed 4. Ja see video läheks liiga pikaks ka, nii et ma ilmselt teen need teistes videotes tulevikus. Aga jaa, see on suht kõik. Ma loodan, teile meeldis see video ja näeme järgmises videos. Bye bye!